Iga rahvas meenutab oma kangelasi ja jutustab nende lugusid aina uuesti kirjanduse ja kunsti kaudu. See seob põlvkondi ja kinnitab tahet kõigile vaenlastele vastu seista. Nõnda ka eestlased. Eesti läbi aegade kõige vaadatumate filmide hulka kuuluvad Nimed marmortahvlil ja 1944. Nende filmide tegemisel oli kaitsejõududest oluline abi. Nad andsid varustuse, nad andsid igasugused büroefektid, nad õpetasid ka poisid välja, millest said paremini ka aru, mis nad seal filmis teevad. Ja eks need filmid on ka osa meie heidutuspoliitikast, kuna nähes neid filme, on üsna selge, et sellele maale ja rahvale ei maksa niisama kallale tulla. Milleks lugusid üldse vaja on, selleks, et aru saada, mis me ise ühes või teises situatsioonis teeme. Nimed marmortahvlil jutustab vabadussõjast, millega võideti kätte iseseisvus. 1944, aga traagilistest lahingutest Eestis 1944. aastal. Need 2 hetke meie Eesti ajaloos on olnud ülimalt kriitilised tähenduses, et väga palju sõltus inimestest ja nende otsustest. Ja filmi tegemist lõpetades me saime aru sellest küsimusest, mida me filmiga olime tõstatanud ja selle küsimuse tõsidusest. Ja see vastus on alati isiklik.